Tulin Toomemäele, et natukene mõtiskleda. Olen siin ilusti Karl Ernst von Baeri juures. Istun siia pingile ja räägin natuke juttu. Ja tänase mõtiskluse teema oleks kodeiin. Väga huvitav teema, jah. Kodeiin on üks mu töökaaslane, kes oli riigis, kus on keelatud, sest see on narkootikum, teist arvates on ravim. Ma arvan, mu esimene kokkupuude sellega oligi umbes, või tegelikult mitte umbes, et see päris 20 aastat tagasi, mõned kuud peale, kui mul oli Kataloonias Viki linnas, kus ma elasin ja kus ma käisin ka hiljuti mõtisklemas, oli bronhiit ja ma astusin sisse apteeki. See oli väga šarmantne valges kitlis vanem härrasmees, apteeker, kes kuulas oma probleemi ära ja andis mulle pudeli ja ütles, et võtke see, et see on väga hea. Ja ma võtsin seda, see oli banaani maitseline siirup ja mäletan, et ta võttis ka köha ära, aga pani ka mõnusalt magama, tegi uniseks. Ja kui ma köha ära lõppes, siis oli veel pudelist järgi oma pool või natuke vähem ja siis ma võtsin seda iga õhtul enne magaminekut lonksukasse, kuni otsa sai. Ja sai paremini magada. Enda mul alates eelmise aasta lõpust olnud jalg sodi, niimoodi vahelduvalt. Et jah, ühe jalaga oli väga huvitav käia Hongkongis mägironimist harrastamas. Ja ta aeg-alt läheb jälle heaks ootamatuses kohtades. Ise on jälle sodi ja siis ma lõpuks andsin alla pärast mitut kuud ja läksin arsti juurde. Aga arsti juurde minek on nagu vaimne omaks võtta, et sul on midagi viga. See on väga paha. Arsti juures ei tohi käia, sest siis jääb ainult haigemaks. Ja muidugi pärast, kui ma arsti juures olen käinud, aga see algul hullemini valutama kui enne. Nii et see kasutu. Ja need rohtu ma arstilt ei tahtnud, sest ma olen nagu rohtude vastane ja uuringut oli küll saatis ja nii. Aga ühesõnaga, mingil hetkel ma otsustasin, ma enam ei lähe arsti juurde, et see mõjus mulle väga halvasti. Aga arst saadanas helistas mulle, sest ta nägi, et ma olen uuringutel ära käinud ja ta hakkas mulle ise helistama ja mõtlesin, kurat, kui sa mulle helistasid, siis ma annan alla. Ja ütlesin, et teate, et pakkusite mulle enne valuvaigistit, aga ma ei võtnud ja nüüd ma muutsin oma arvamust, et andke mulle midagi kangemat. Mõtlesin, ärge päris nii kanget andke, nagu Dr. House võtab, et see võis juba mingit, ma ei tea, oopiumi või ma ei tea, mingi opiaate. Aga midagi kangemat. Ja muidugi siis ta kirjutas mulle kodeiini, mida ma eeldasingi. Siis ma läksin apteeki. Apteekis oli selles naljakas, et apteekeri tavaliselt peab püssi tõusma ja kuskile taha ruumi minema, et neid rohte tuua, eks ju, aga kodeini puhul ta lihtsalt nagu võttis selja tagant kõige lähemast sahtlist selle purgi, mis tähendab seda, et mulle tundub, et pool Tartut on selle aine peal. Aga jah, et huvitav küll, et ta samamoodi mõjub nagu see banaanisiirup, et võtan õhtul sisse ja siis on nagu magamine palju mugavam ja palju parem. Nii et võib-olla ma olengi nüüd siis, ma ei tea, sõltlane või. Loodetavasti mitte, et mingil hetkel ma õpetan selle võtmise ära. Aga jah, see on huvitav, et just see sahtel on kohe selle apteekri kõige lähemal. See on seda, et ma elan võib-olla mingis narkomaanide linnas. Ja, aga jah, vaat nii. See oli siis mõtisklus kodeiinist.